Noh, alustame klassikalise liilaga, eks see Buda kategooriaid on ka palju, erinevad, see on terve teoloogia, aga Gautama Buddha siis, kes on Vishnu tattva kategoorias, Jumala, siis kehastuste kategoorias üks Buddha, eks ju. No see on kõige rohkem, temast me teame, eks ju. Aga need Buddha, noh, Buddha on nagu valgustunud, ka tavast elus olen saada valgustunuks, eks ju, suureks pühakuks ja õpetajaks, vabanenud hinged. Aga tema lugu oli ka, seal õpilased ikka, vaata, Buddha oli ka brahmachari nagu, noh, munk. Ta on nagu pereinimene oma siis seal lõpusirgel, oma hiigelajal, kui ta siis juba avaldas sellised, ütleme, sellist mängu, kus ta oli loobumuslik kahesusest väljas olev pühak. Siis ka õpilased teda tavaliselt kaitsesid, eks õpilased ikka teavad, vaata seal igast inimesi tuleb. Siis tuli ka, ükskord tuli ka, Buddha selline ilus särav. Kõik, kes teda nägid, eks ju, silma pimestav ilu, nii vaimne kui füüsiline. Tuleb ka kaunitar, kohalik meeste võrgutaja, väike prostituudi daam. Ja eks ta ikka tahab ka parimat pala, eks ju. Ja tuli, oli ka vaimustus, vaatas vaha, ütles, et et Buddha, et sina oled ilus, mina olen ilus, et anname menne, Ja siis, aga õpilased blokkisid ära, et ärge nüüd nii hoogu minge, eks ju. Ja siis see veel, naine vist ütles ka veel, et see prostituud, et ma armastan sind, Buddha ütles, ma armastan sind ka. Aga päris nagu kissasid ja kalli nagu ei tehtud, eks ju, sealt edasi. Aega läks edasi ja prostituut vananes ja mingi hetk ei olnud enam ilus kaunitar. Nii kui prostituut ei ole ilus kaunitar, ja selle vist oli haige ka, keha hakkas mädanema, nii millegi pärast oli ta välja tõugatud ühiskonnast, mis on klassika. Ja siis juhtus nii, et kui ta Buddha juurde läks, siis Buddha kallistas teda, ütles, et ma armastan sind tõeliselt, eks ju. Niimoodi ravides muidugi selle naise, õnnistades terveks selle vana naise, aga see oli nagu armastus, eks ju. Ja materiaalne maailm on samamoodi, et saad siin sõnumeid, et vaata, et sa pead olema nagu materiaalse energiaga hästi ettevaatlik, et ta on ilus, sa võid vaadata nagu aknast vaadata või kuskilt rannast vaadata, et ilus ookean või aga ookean on tormine või mets on pime, et siis on nagu see materiaalne energia natuke teistmoodi ja samamoodi ka ühiskonnas see nõndanimetatud saadavad ka, eks ju, seal umbes, et klient, me armastame teid, klient, kuidas me, kliendid on kõige tähtsamad sille hetkeni, kui sa pappi maksad. Kui sa pappi maksa, kuigi ma vaatan ka, et pappi järjest tõstetakse niimoodi automaatselt. Kõik läheb inflatsioon, eks ju. Automaatselt pannakse juurde ja siis see firma mingi maks on, eks normaalne, eks ju, kaupmeeste maailm saadab sellised, loed siis mõtled, et võiks tõesti armuda selliste firmasse, et viiakse see reklaam ka nagu, et kõik, te olete meie jaoks kõik. Naera erneks, aga ei ole mõtet alt minna, keegi tegi nalja ka ütles, et kui sa tahad, et tunned üksikuna, siis ära maksa mingi hetkel nagu maksad, siis kohe tuleb meelde ja siis on protsendid ja siis lülitatakse sind välja näiteks võrkudest või mis iganes, kodust visatakse välja. Et see ongi materiaalne maailm, et peale Jumala armastuse ja võib-olla siis ema armastuse, ega seal palju mingit varianti ei ole, et ükskõik kui tore ja hea ja ilus sa oled ja ehitada oma selle vaimustuse ilu selle materiaalse energia peale või nende tingimustest sõltuvate hingede peale, kes me ise olen samamoodi, siis kui sa seal nendest rakurssidest või nendest parameetritest natuke välja lähed, siis sa leiad millegi pärast üksinda ennast. Näiteks mul tuli ka alati, vaatan, hästi kurb. Üks tuttav ka, ta välimuselt ei ole, eks tal on, midagi seal on välimuses nii, et ei ole päris see, kutt on elu lõpuni üksinda, keegi ei ole huvitatud. Loomulik, eks ju. Muidu tore, kõik seal töökas nii ja õnnetu, eks ju, millegi pärast naised ei ole tast huvitatud. Ja kõik me oleme sellised, eks, kehalises kontseptsioonis. Loomulikult, kui sul keegi meeldib, siis ta peab sul kehaliselt ka ikkagi meeldima. Füsioloogiliselt see ei olegi negatiivne, see on normaalne. Aga niimoodi üldiselt, kui sa võtad, kui julm on see ajutine mahamaia, siis materiaalne energia. Krishna ütleb, et selle energiaga ma katangi. Et kui sul on valikuvabadus, tahad siin õnne kogeda Jumalat mängida, siis ma selle mahamaiaga katan ennast niimoodi, et sul on isegi huvi minu asja vastu. Et isegi see vaimne tee, ta jääbki sulle, et see nagu öeldakse, et elus olend on algselt niivõrd Jumalaga seotud, ta ei suuda seda ise unustada, kui ta tekib uudishimu või soov
eraldi nautida, siis armastuse valikuvabaduse seaduse järgi luuakse see materiaalne maailm, see illusioon, eks ju. Kus sa saad seda mina, mulle, minu rahvus, vana, noor, ilus, kore, rikas, vaene, tark, mittetark, palju jõudu, vähe jõudu, kogu aeg selles kahesuses nagu otsida seda õnne. Et noh, kuidagi seda hakkad nägema, kui ohtlik on see jumalik mahamajja, vähe sellest, et ta katab, aga ta on ka julm, sa oled kohe ühiskonnast välja heidetud, kui sa mingitele parameetritele vasta, kas sa ei maksa arvet või su välimus on juba selline või sa oled vana, sul ei ole raha, kohe julmalt visatakse sind välja, kohal, et sa üksi pimeduses. Ja kui sul siis jumalat ei ole või noh, ma ei tea, võib-olla nooremast peast selle ema armastust, ema on ka nagu tingimusteta armastab sind tavaliselt. Siis noh, kui sellest aru ei saa, kui julm ja kuidas on kompromissitu on see ajutine mahamajja materiaalne energia, siis me oleme väga suures illusioonis, väga suur pettumuste ja selline kuristike kukkumiste jada on ees veel.